$2 triljonit voolab tehisintellekti ning see võib kas aktsiaturu taevasse lennutada või selle täielikult hävitada. Ja hirmutav osa on see, et krahh tundub palju tõenäolisem ning see võib sind otseselt mõjutada. Josh siin ja tänases The Infographics Show episoodis paljastame, mis juhtub majandusega, kui tehisintellekti mull lõhkeb. Gallupi viimaste hinnangute kohaselt omas 2025 aastal aktsiaid 62% ameeriklastest, mis on kõrgeim näitaja viimase 20 aasta jooksul. Sinna hulka kuuluvad pensionikontod, 401 KD ja indeksfondid. Pärast dotcom-mulli lõhkemist ja 2008 aasta kinnisvarakriisi õpetati inimesi uskuma, et passiivne investeerimine S&P 500-sse on kõige turvalisem pikaajaline strateegia. Isegi pärast neid krahhe taastus Nasdaq lõpuks, mida vedasid uued käegakatsutavad kaubad ja teenused, millest räägime hiljem. Tänapäeval tähendab investeerimine S&P 500-sse sisuliselt panustamist sellele, et käputäis tehisintellektil põhinevaid ettevõtteid kasvavad igavesti edasi. Praegu on 52% S&P 500-st koondunud vaid 20 ettevõtte kätte, millest enamik ratsutab tehisintellekti lainel. Kui sa sel kuul oma 401 K-sse panustad, läheb osa sinu rahast otse Nvidia, Microsofti ja Alphabeti tehisintellekti ambitsioonidesse. Kas sulle meeldib see või mitte, selle ulatus võib olla potentsiaalselt laastav. BlackRocki ja Commonwealthi uuring näitas, et umbes 54% ameeriklastest, kes teenivad $30,000 kuni $80,000, on investeerimiskontod. Need ei ole riskifondide juhid, kes suudavad krahhi üle elada. Need on õpetajad, medõed ja laotöölised. Siis on veel pensionifondid, õpetajate, linnatöötajate ja avalike teenistujate pensionisüsteemid. Miljardid dollarid nendest fondidest voolavad samadesse tehisintellektiga seotud aktsiatesse. Need on ühed kõige ohtlikumad murdekohad järgmises turukorrektsioonis. Kasumid läksid ettevõtetele, kes panuseid tegid. Kui kõik valesti läheb, ei puuduta see neid. See langeb nende inimeste õlgadele, kes suudavad seda kõige vähem taluda. Inimlik hind kaob $1 triljonite numbrite varju. Kui veedad piisavalt aega majanduse, turgude ja kõige võimaliku tuleviku kohta lugusid uurides, on lihtne jääda mõtteviisi lõksu, kus tunned, et pead kõik kohe välja selgitama. Kui sa ei suuda kogu pilti korraga lahendada, jääd lihtsalt stressi, mõtled üle ja ei tea, kust alustada. Ma arvan, et sellega suudavad paljud samastuda, sest elu on samuti selline. Mõnikord ei ole surve üks suur dramaatiline asi. See on lihtsalt pidev ebakindluse, stressi ja tunderaskus, et peaksid kõikidele küsimustele kohe vastused leidma. See on üks põhjus, miks teraapia võib olla nii väärtuslik. See annab sulle võimaluse aeg maha võtta, oma tundeid läbi mõelda ja liikuda sammhaaval selle asemel, et suhtuda kõigesse nii, nagu see peaks olema, kas kõik või mitte midagi. Teraapia on aidanud mul võtta midagi, mis tundub tohutu probleemina ja jagada see väiksemateks, paremini hallatavateks osadeks. See on aidanud mul keskenduda sellele, mida saan praegu teha ja muutnud olukorra vähem üle jõu käivaks. Ja just sellepärast olen tänulik, et BetterHelp toetab seda videot. BetterHelp muudab teraapiaga alustamise lihtsamaks. Saad teha lühikese testi ja sind ühendatakse litsentseeritud terapeudiga. Ja kui tundub, et see pole päris õige valik, saad terapeudi igal ajal tasuta vahetada. Samuti saad suhelda just nii, nagu sulle kõige mugavam on, olgu selleks telefon, video või tekst. Mõnikord ei seisne edasiminek selles, et kõik korraga korda teha. Mõnikord on oluline lihtsalt see, et sul oleks tugi ja uus vaatenurk, mis aitab veidi selgemalt edasi liikuda. Kui oled mõelnud teraapia proovimisele, siis klõpsa kirjelduse all olevale lingile või külasta betterhelp.com/infographics, et saada oma esimeselt teraapiakuult. 10% soodustust. Kui majanduslikud alused on nii kõikuvad, siis mis hoiab AI buumi elus? Vastus peitub ringrahastamises ja kui sa seda kord näed, ei saa sa enam silmi ära pöörata. Tahad püsida AI buumist ja sellega kaasnevatest riskidest sammu võrra ees? Pane like, jaga ja telli kanal. Meil on palju rohkem infot AI revolutsiooni kohta ja selle tähenduse kohta sinu jaoks. Nvidia investeeris 2026 aastal OpenAI-sse $30 miljardit. Seejärel kasutab OpenAI neid vahendeid Nvidia kiipide ostmiseks. Raha läheb välja ja tuleb kohe tagasi. Nvidia tulud näivad tugevad, OpenAI paistab hästi kapitaliseeritud, suur investor on selja taga. Kõigi ettevõtete väärtus tõuseb. Ükski päris klient ei pidanud selleks maksma ühegi toote eest. Siis on veel Microsoft. Ettevõte investeeris OpenAI-sse $13 miljardit, kuid märkimisväärne osa sellest tuli Azure'i pilveteenuse krediitidena, mitte rahas. OpenAI võis selle kapitalina arvele võtta, kuid pilvekrediitidega ei saa töötajatele palka maksta. Sa ei saa nendega katta kontorirendi ega õigusabiarveid. See, mis nägi välja nagu $10 miljardi suurune investeering, oli tegelikult $10 miljardi väärtuses kinkekaart, mida saab kasutada ainult Microsofti enda poes. Tegelikult liikus väga vähe raha käest kätte.
OpenAI-l on kokkulepe, mille kohaselt saadab ta 75% oma tuludest Microsoftile, et investeering tagasi maksta. Kui see on tehtud, langeb protsent 49-le. Microsoft saadab sisuliselt lihtsalt raha sisse ja toob selle siis iseendale tagasi. Aga asi läheb veel sügavamale. OpenAI-l on osalus AMD-s, samal ajal kui Nvidia omab osa CoreWeave'ist, pilveteenuse pakkujast, millest Microsoft tugevalt sõltub. Microsoft on omakorda üks Nvidia suurklientidest. Oracle sõlmis isegi mitmemiljardilise lepingu OpenAI-ga. Sisuliselt ostavad need riskikapitali toel tegutsevad hiiglased üksteiselt teenuseid. See on ringrahastuse võrgustik, mida ei saa eirata. Meta viis selle äärmuseni. 2025 aasta oktoobri lõpus. See müüs $30 miljardi väärtuses ettevõtte võlakirju, samal ajal kui Morgan Stanleyga loodud struktureeritud ühisettevõtte kaudu hangiti veel $30 miljardit bilansivälist võlga. See oli loodud selleks, et varjata oma kohustuste tegelikku ulatust. Miks see probleem on? Ringfinantseerimise puhul pole tegelikult raha mängus. See on lihtsalt hunnik makselubadusi, mida omanikud loodavad, et keegi kunagi ei kontrolli. Tulu näeb muljetavaldav välja kuni selle hetkeni, mil kõik üritavad samal ajal raha välja võtta. Et asja veelgi selgemaks teha, hindab Morgan Stanley, et ülemaailmsed kulutused andmekeskustele aastatel 2025 kuni 2028 tõusevad $3 triljoni. Sellest $800 miljardit finantseeritakse eralaenudega. See ei ole tulu, vaid teiste ettevõtete investorite poolt võetud võlg. Nii suure toetuse juures võiks arvata, et tehisintellekti ettevõtted nagu OpenAI ujuvad rahas. Kuid finantsandmed räägivad hoopis teistsugust lugu. OpenAI teatas 2025 aastal $20 miljardi suurusest tulude aastamäärast. Kuid mudelite käitamise kulud olid nii astronoomilised, et peaaegu kogu see raha kulus ära, mille tulemuseks oli hämmastav $17 miljardi suurune puhas kahjum. 2025 aasta novembris kinnitas ettevõte, et ootab aastaseid kahjumeid kuni 2028 aastani, sealhulgas 2028 aastal üksi $74 miljardi suurust tegevuskahjumit. Ometi püsivad väärtused, sest praegu voolab sisse piisavalt raha. See viib meid kõige paljastavama andmepunktini. 2025 aasta augustis avaldati raport, mis oleks pidanud olema esiuudiseks kõikjal. See uuris $30–40 miljardi ulatuses ettevõtete investeeringuid generatiivsesse tehisintellekti sadades organisatsioonides. Tulemuseks oli, et 95% neist organisatsioonidest teatas mõõdetava investeeringutasuvuse puudumisest. USA rahvaloendusbüroo andmed näitavad samuti, et suurte ettevõtete tehisintellekti kasutuselevõtt võis olla juba tipnenud ja hakkas 2025 aastal langema. Tegelikult kasutavad ettevõtted tehisintellekti tööriistu aeg-ajalt, vaatavad nende tulemused käsitsi üle ja rakendavad tulemused siis ise käsitsi. See kiirendab midagi, kuid töö teeb ikkagi inimene. See loob tehisintellekti ettevõtetele lõksu. Mida rohkem inimesi toodet kasutab, seda rohkem raha ettevõte kaotab. Mis on siis teooria, kuidas see muutub jätkusuutlikuks? Aus vastus on see, et tehisintellekti ettevõtted panustavad tulevikule, mida veel ei eksisteeri. Nad paluvad investoritel, kasutajatel ja majandusel seda panust juba täna rahastada. Loogika on selles, et arvutusvõimsuse kulud langevad ja efektiivsus paraneb. See tähendab tarbija jaoks madalamaid kulusid. Ühel hetkel tulevikus ületab tulu kulutamise määra. Lõppude lõpuks, hoolimata .com krahhist, täitis internet lõpuks oma lubadused. Mõned neist ettevõtetest said hiljem suurteks tegijateks, keda näeme täna tehisintellekti valdkonnas. Kuid see käsitlus varjab midagi. Harvardi majandusteadlane Jason Furman hindas, et tehisintellektiga seotud infrastruktuuri investeeringud moodustasid umbes 92% USA SKP kasvust 2025 aasta esimesel poolel. Kui see välja arvata, oleks riigi majandus kasvanud sellel perioodil vaid 0,1%. See tähendab, et Ameerika majandus on muutunud sõltuvaks kulutuste buumist, millel puudub tõestatud tulumudel. Tehisintellekti mull pole veel lõhkenud, kuid selle all olev struktuur tundub tuttav. Mis siis juhtub, kui see lõhkeb? Investeerimisfirma Oliver Wyman on modelleerinud 2 stsenaariumi. Kumki neist pole hea. Esimene on aktsiaturu stsenaarium, kus investorite usalduse muutus käivitab laiapõhjalise korrektsiooni tehisintellektiga seotud aktsiates. Arvestades, et tehisintellektiga seotud nimed moodustavad umbes 75% S&P 500 tootlusest, tooks kogu sektori müügilaine kaasa laiaulatusliku languse indeksis. Kui näeme läbikukkumisi, mis on sarnased .com mulli kokkuvarisemisega, võib see hävitada üle $20 triljoni Ameerika majapidamiste varast ja välisinvestorite varast $15 triljonit. Tänaste väärtuste juures võib kogu summa ületada $33 triljonit, ületades USA aastase SKP.
Teises stsenaariumis muudab võlakoormus kõik veelgi hullemaks. Erinevalt dotcom-ajastust, mis oli peamiselt aktsiatega seotud, rahastatakse tehisintellekti ülesehitamist üha enam võlaga. Kui see krediidistruktuur laguneb, siis võime näha midagi, mis meenutab rohkem 2008 aasta krahhi. Väiksemad pangad, kes on andnud palju laene tehisintellekti ettevõtetele või kelle jaoks need ettevõtted on peamised hoiustajad, langeksid kohe välja. Sotsiaalmeedia võiks kiirendada pangajooksupäevadel tundideni. Michael Burry, investor, kes kuuselt panustas eluasemeturu langusele enne. 2008 aastat on hoiatanud, et valitsus teeb kõik endast oleneva, et päästa tehisintellekti mull. Kuid erinevalt 2008. aastast väidab ta, et rahaline auk võib lihtsalt olla liiga suur, et seda täita. Numbrid on liiga suured, et neid eirata. Kuid see pole midagi võrreldes krahhi inimliku hinnaga. Võime näha, et rohkem kui 2,5 miljonit töökohta Ameerika Ühendriikides on täieliku mulli lõhkemise korral ohus. Kuigi tippettevõtted vahetavad omavahel raha, vajavad nad endiselt kiipe ja elektrit, mis peab sisse voolama. Nii et tehisintellekti hiiglased on võtnud USA füüsilise energiataristu eest tohutuid siduvaid kohustusi. Microsoft sõlmis elektriostulepingu, et taas avada Pennsylvania osariigis asuv 3 Mile Islandi tuumaelektrijaam. Google sõlmis lepingu, et taaskäivitada Dwayne Arnold Energy Center Iowas. OpenAI ja Oracle paigaldavad rohkem kui gigavati jagu maagaasiturbiine oma Project Stargate'i linnakusse Abilene'is, Texases. Meta Prometheus andmekeskus Ohios peaks tööle hakkama 2026 aastal ning selle võimsus on 1 gigavatt. Tunduvalt suurem Hyperioni andmekeskus Louisianas hakkab tööle 5 gigavati võimsusega, kui see 2030 aastal kasutusele võetakse. Sellel on piisavalt elektrit, et varustada 2 korda kogu New Orleansi linna. 42 osariigis puudub kas müügimaks või pakutakse andmekeskustele täielikke või osalisi maksuvabastusi. Nendest 16 osariigist, kes seda avalikult raporteerivad, ulatub 5 aasta jooksul saamata jäänud tulu kokku $6 miljardi. See tähendab, et $6 miljardit ei lähe koolidele, infrastruktuurile ega kohalikele teenustele. Selle asemel voolab see raha andmekeskustesse, mis peaksid käitama järgmist üldtehisintellekti. Inimesed maksavad selle väljaehitamise eest juba enne, kui mull lõhkeb. Kui andmekeskused pimedaks jäävad, ei kao need uuendatud elektrijaamad kuhugi. Samuti ei kao lepingud. Lepingud, mis neid loovad. Mis aga kaob, on tulu, mis pidi neid õigustama. Eraettevõtted, kes riski võtsid, päästetakse välja. Avalikkus maksab selle kinni kõrgemate elektrihindade kaudu. Võimalik, et aastakümneid. Kui internetimull 2000 aastal lõhkes, jäid järele fiiberoptilised kaablid, mis kestsid aastakümneid ja ühendavad maailma siiani. Uustunnukad said neid osta odavmüügihindadega ja ehitada nende peale järgmise põlvkonna infrastruktuuri. Google, YouTube ja Netflix kõik töötasid odaval fiiberoptilisel kaablil, mille dotcom-ettevõtted olid maha pannud, kuid mida nad ei suutnud ülal pidada. Krahh oli valus, kuid see jättis midagi maha. Tehisintellekti kiibid ei tööta nii, need kuluvad füüsiliselt 1–3 aasta jooksul intensiivsel kasutamisel. Nad kaotavad oma majandusliku väärtuse peaaegu kohe, kui saabub järgmise põlvkonna riistvara. Andmekeskus, mis on täis 3 aasta vanuseid Nvidia kiipe, on sisuliselt vanaraud. Aga kuidas see krahh tegelikult toimub ja mida inimesed teevad? Lihtsalt öeldes on tõenäoline, et tehisintellekti mull hakkab kuude jooksul tühjenema, kui üha rohkem investoreid mõistab, et tehisintellektil pole pikaajalist tulevikku. Oleme seda näinud dotcom-ajastul. Krahi täielikuks väljakujunemiseks kulus 2 aastat. Ettevõtted põletasid raha kvartal kvartali järel. Investorid ei olnud nõus kahjumeid rahastama ilma selge teeta kasumini. Sama asi on juba tehisintellekti puhul näha. Startupid lõpetavad tegevuse. Turul kõige tulusamad valdkonnad, üheotstarbelised tehisintellekti agendid, tehisintellektil põhinevad ajaplaneerimisvahendid ja tehisintellekti sisuloome tööriistad muutuvad üleöö tavakaubaks suurte mudelite pakkujate poolt kohe, kui on tõestatud, et turg eksisteerib. Nagu üks riskikapitalist ütles, on tõenäoline, et iga tehisintellekti rakenduse idufirma purustatakse nende ettevõtete kiire laienemisega, kes on loonud aluseks olevad mudelid. Vaadake kas või OpenAI'd. Nende enda finantsprognoosid näitavad suuri kahjumeid kuni 2028 aastani. Kasumlikkus ilmneb teoreetiliselt alles 2030 aastal, kuid ainult siis, kui tehisüldintellekt ehk AGI saabub plaanipäraselt. See ei ole äriplaan, vaid panus tehnoloogilisele läbimurdele, mille saavutamist pole keegi suutnud tõestada. Kui raha saab enne läbimurret otsa, on kõige tõenäolisem tulemus see, et suured tegijad neelavad väiksemad alla.
Microsoft, Google ja Amazon ei alustanud tehisintellektiga ning neil on varuplaanide otsas. Neil on ka piisavalt rahalisi ressursse, et osta üles kõik, mida nad ei saa lubada läbi kukkuda. Tehisintellekti revolutsioon lõpeks lihtsalt sellega, et enamik tehisintellekti tööriistu koonduks 3 ettevõtte, mitte 20 omandisse. See, mida üle ei võeta, on kulud, mis on juba teiste kanda jäetud. Suurenenud elektriarved jäävad alles. Energiaettevõtted on juba leidnud järgmise ostja ja veenud elanikkonda, et selline ongi elektri saamise hind aastal 2030. Mis puudutab aktsiaturgu, siis investorid, kes ostsid vahetult enne kokkuvarisemist ja hätta sattunud 401K pensionifondid, kantakse maha kui investeerimiskaotused. See jaotatakse miljonite inimeste vahel, kes poleks kunagi selle panusega nõustunud. Tehisintellekt jääb krahhi üle elama, kuid seda hakatakse kasutusele võtma aeglasemalt, praktilisemalt ja ausamalt nende poolt, kellel on veel kapitali alles. Kuid lõhe lubatud maailma ja tegelikult saabunud maailma vahel maksavad kinni need inimesed, kes seda endale kõige vähem lubada saavad. Küsimus ei ole tegelikult selles, kas tehisintellekti mull tühjeneb. Küsimus on selles, kellele arve esitatakse ja kes peab killud kokku korjama. Ja see tõenäoliselt ei ole OpenAI, sest neil saab raha otsa, kuid mitte sellel põhjusel, mida sa arvad. Et teada saada miks, vaata videot OpenAI kaotab miljardeid, ChatGPT on hukule määratud. Või klõpsa hoopis sellele videole.